Põhjust on rääkida ka meeste tervisest. Kuidas naised võiksid aru saada, et nüüd on vaja mees suunata arsti juurde? No ilmselt tõesti mehe tervis ju peegeldub nii nagu ka naiste puhul. Ikka sellest, kui palju jaksu ja jõudu on ja kas energiatase on selline, nagu ta enne oli ja kui tõesti naine märkab, et midagi mehe juures on muutunud. Kas on füüsilist jõudlust ja jõudmist jäänud vähemaks või on sellist särtsu ja energiat vähem, siis võib see ju tõesti olla märk sellest ka, et midagi mehe tervisega võib olla halvasti. Ja kahjuks on ju nii meestele millegipärast kombeks, vähemalt Eesti meestele, väga paljudele, et ju arsti juurde minna alati ei julgeta. Samas, kui vaadata selliseid trende, siis iseenesest tänapäeva Eesti mees järjest rohkem hoolib enda tervisest, peab oluliseks tervislikku elustiili ja tõesti on valmis ka arsti juurde tulema. Et võib-olla sellised nagu verstaposti, mis võiksid meestel meeles olla, et millal siis arsti juurde tulla on, võib-olla kõige nooremana kuskil puberteedi eas, kas sinna jõudnuna või siis noore täiskasvanuna, lihtsalt selleks, et veenduda, et siis kõik need mehele omased sugutunnused on arenenud nii, nagu nad peavad. Võib-olla saada ka veidi arsti või noorte nõustaja käest infot selle kohta, et mismoodi see seksuaaltervise eest hoolitsemine ja hoidmine võiks välja näha. Teine võib-olla verstapost jääb kuskile sinna 40. eluaastatesse, et tõesti üle 50-aastaste meeste seas kõige sagedasemaks pahaloomuliseks vähkkasvajaks on eesnäärmevähk ja on seda võimalik ju lihtsam vereanalüüsiga PSA-testiga avastada ja nii tõesti mehed, kes on jõudnud 40. aastate lõppu, 50. algusesse, siis kui seni ei ole PSA-testi tehtud, siis oleks see õige aeg arsti juures ära käia ja korra üle vaadata. Ja muidugi on mõistlik ka oma veresuhkru ja kolesterooli ja vererõhu ja selliste muude üldtervisega seotud näitajatel ka ikkagi pilt peal hoida. Et kuskil kord võib-olla 5 aasta jooksul üks normaalne enda tervise eest hooliv mees võiks arsti juures käia. Kas siis perearsti juures, käia ka mõnes laboris, mõne haigla juures, kasutada pakutavaid tervisepakettuuringuid. Alati on tark muidugi enne kellegagi nõu pidada, kes nende pakettide ja uuringute kohta oskab öelda, et mis vanuses, mis teste oleks mõistlik ja otstarbekas teha. Et see rahakulutus läheks mõistlikult ja otstarbekalt. Ja kui veel mõelda, et siin detsember ei ole ka kaugel, eks ole, jõulud ka lähenevad ja kui on mõte, et äkki midagi mehele kinkida, siis miks mitte ka mõni tervisepakett. Ja tõesti, jaanuarikuus üsna sageli me näeme Eesti arstidena oma haiglas ka mehi, kes ongi saanud oma headelt sõpradelt, töökaaslastelt, emalt või ka lastelt kingituse, et tule ja kontrolli tervist. Ja ma arvan, et see on üks väga armas ja tõeliselt hooliv kingitus.